Tere tulemast taimetervise õppetooli. Praeguses maailmas on väga suured probleemid tõusnud seoses inimkonna kasvu ja kliimamuutustega ja kõik need kajastuvad väga selgelt ka taimekasvatuses, sealhulgas taimede tervise eest hoolitsemisel. Lähme vaatame, millega meie õppetooli teadurid tegelevad. Meie fütopatoloogia töörühm tegeleb peamiselt põllu- ja aiakultuuride haiguste diagnostika ja taimepatogeenide identifitseerimisega ning nende leviku hindamisega. Õppe- ja teadusteemad, millega tegeleme, on muuhulgas näiteks seente mitmekesisuse määramine põllumuldadest, patogeenide hulga määramine põllumullast ja õhust, kuid ka mükotoksiine tootvate seente määramine siloks kasutatavas heintaimikus. Meie huviks on ka uute meil kohastuvate taimehaiguste tuvastamine. Taimehaiguste identifitseerimiseks valitakse meetod alati olukorrapõhiselt. Valitud meetod peab olema vastavalt situatsioonile võimalikult kiire, lihtne, odav ja täpne. Meie tuvastame oma töös patogeene peamiselt kiirete ja täpsete molekulaarsete meetoditega. Näiteks on meil hetkel käimas projekt koostöös Eesti Maaülikooli söötmisteaduse õppetooliga, kus uurime loomasööta saastavaid mükotoksiine tootvaid seeni just nende meetoditega. Kui DNA-st polümeraas-ahelreaktsiooni läbiviimine annab meile infot patogeeni olemasolu kohta, siis kvantitatiivse PCR-iga on võimalik määrata ka selle DNA või RNA hulka. Näiteks on meil hetkel käimas projekt koostöös põllumajandustootjatega, kus määrame põllumuldadest ristõieliste nuutritekitaja hulka. DNA sekveneerimine on DNA molekuli nukleotiidse järjestuse määramine, millega saame infot ka taimepatogeenide kohta, mida muul moel määrata ei ole võimalik. Üheks meie prioriteediks on varakult avastada põllukultuuridelt Eestis ja ka maailmas seni tuvastamata haigustekitajaid. Näiteks sellel aastal oleme koostöös põllumajandusühistuga Kevili tuvastanud rapsil tüfoloosi, mis on varasemalt levinud olnud vaid teraviljadel. Oleme avatud kõikidele koostööideedele, olgu see siis põllu- ja aiakultuuride haiguste tuvastamine või mõne uue taimekaitsevahendi testimine.